Tere pealelõunat! Pealelõunat on kindlasti väga mõistlik kuulda juristi heietusi. Aga kui saalis on veel neid, kes arvavad, et õigust, nii kirja pandud õigust kui õiglust võiksid asendada mingid tagatoa kokkulepped, siis need võivad minna õlut jooma. Et kogu liberalismi üks loogika on õigusriigi loogika ja sellest tulenev. Ja eriti hea meel on muidugi näha selles saalis nii palju neid inimesi, kes ei ole tulnud konverentsile, kus arutataks küsimust, kes on süüdi. Ma arvan, et kui see pealkiri oleks pandud, siis oleks saalis kindlasti oluliselt rohkem Eesti ajakirjanduse esindajaid. Nüüd, mis on siis Reformierakonna maailmavaateline alus? Inimene loomult vaba, oma vabadust realiseerides on ta majanduslikult efektiivne ja riik tohiks ainult erandjuhtudel sekkuda. Kas need erandjuhud täna on käes? Siin täna on eelkõnelejad ka öelnud, et erandjuhud on käes ja teatavatel juhtudel riik peab sekkuma, nii et mina ei esinda ka kindlasti sellist mõtteviisi, et riik on vajalik üksnes ainult maanteedel kiiruse mõõtmiseks, vaid teatud juhtudel peab ka majandusagente nende tegevust reguleerima, ainult see regulatsioon peab olema selge, arusaadav, läbipaistev ja otstarbekohane. Ja selles osas ma ei ole eriti kindel, et ka Lääne-Euroopas ja ka Euroopa Liidus seadusandlus sellele vastab. Nüüd see vabade ja võrdsete võimaluste maailm, kas Eesti turg on tõesti vaba, selle üle võime kõvasti spekuleerida. See rõhk on just sõna vaba ehk võrdsed võimalused, kas need võimalused on tänasel juhul võrdsed ja kas Eesti ühiskond tegelikult seda võrdsust ja vabadust soovib, ka see on tegelikult debati objekt. Milline on täna tegelikkus? Siin räägiti osakaalust ühiskonnast, kes tegeleb ettevõtlusega. Eesti registrite järgi on see protsent, umbes 15% elanikkonnast, seda täpselt on väga raske öelda, kuna meil on lisaks äriregistris toodud isikutele ettevõtjatena arvele ka FIE-d ja me täpselt ei tea, kuidasmoodi nad kattuvad, et alles järgmine aasta tekib see ühine register. Kas me võime ütelda, et circa 200 000 inimest ja see on siis circa 15% elanikkonnast, aga samal hetkel deklareeris ettevõtlustulu 2007 alla 2% Eesti inimestest. Ja seda on ikka häbematult vähe. See protsent on Luksemburgis näiteks 20 ringis. Ja kui me küsime, et kust see rahvuslik rikkus siis tuleb, et millega me selle 5 kõige rikkama riigi hulka siis pääseme, siis see kindlasti ei tule mitte üksnes palgatööst, vaid neid inimesi, kes saavad ettevõtlustulu, neid peab olema oluliselt rohkem. Nüüd, mis on minu nägemuste järgi ettevõtja nõudmised ettevõtluskeskkonnale, eelkõige siis stabiilne raha, usaldusväärne finantssüsteem, kindlustusteenuste kättesaadav, lihtne motiveeriv maksusüsteem ja tõhus ja objektiivne maksuhaldur. See on nagu niisugused käibetõed, aga nüüd vaatame, kas meil tegelikult see ikkagi on olemas. Ja sellest krooniriskidest, ma arvan, ei ole mõtet siin väga palju aega raisata, et see, et neid tegelikkuses ei ole, ei tähenda seda, et meil õnnestub see selgeks teha teistele oma partneritele, et neid ei ole olemas. Ja siin Andres Sutiga võib muidugi polemiseerida lõpmatuseni, kas nad ka tegelikkuses on olemas. Mina ei tea, et nad oleks olemas, aga ega ei ole ka minul õnnestunud oma enda kolleegidele Euroopa Liidus seletada, et neid tegelikult ei ole. Ja vaevalt, et ka keskpankuritel on õnnestunud ammendavalt seletada, et krooniriske tegelikult seoses tema seotusega ja euroga ei ole olemas. Nii et ka mina kuulun nende hulka, kes leiavad, et eurole üleminek kuulub kindlasti prioriteedi hulka. Aga nüüd me võime küsida ka teise küsimust, kas tänane maksusüsteem toetab üldse uut majandust või tuleks paljud asjad ümber vaadata ja eriti tööjõu maksustamine.